Trumpi efekt paneb föderaalpolitsei täitma 93 kohtumäärust ja jätab narkokaubanduse paanikasse selle kolmapäeva 2026 aasta 8. juuli hommikul. Sest surve jõukude vastu on jõudnud faasi, kus kuritegu ei käsitleta enam ainult kui kitsaste tänavate, narkoäride ja vanglate probleemi. Me peame ameeriklaste ees mütsi maha võtma. Järgmise põhjuse tõttu. Juba on 2 CPF ja 4 CNTJt sanktsioneeritud. 3 Brasiilias, 1 Portugalis, eks? Kui me räägime sellest esimesest Ameerika Ühendriikide sammust, kus sanktsioneeriti 2 CPF-i ja 4 CNPJ-d, siis nad hakkavad tegutsema raamistikust lähtuvalt, mida meiegi soovime ja mille poole püüdleme. Vaata ja võta ettevõtted CNPJ-d sihikule, mida kasutatakse raha pesemiseks, mida kasutatakse raha liigutamiseks. Panna kõik, mis on toodetud läbi narkokaubanduse, läbi kõige selle, mida me teame, et need tüübid on võimelised tegema. Just seda me tahamegi. Föderaalpolitsei saatis tänavatele fikkosid kogu riiklikus pealetungis kuritegelike organisatsioonide, narkokaubanduse, relvakaubanduse, rahapesu ja teiste kuritegude vastu. Ametlikus uuenduses registreeriti samaaegseid operatsioone 16 osariigis, 19 ühendatud jõudu ja 93 vahistamismäärust. Pärast seda, kui Trumpi valitsus kuulutas PCC ja Comando Vermelho terroristlikeks organisatsioonideks ning pärast seda, kui USA rahandusministeerium sanktsioneeris brasiillasi ja ettevõtteid, keda peeti PCC-ga seotud võrgustiku osaks, iga operatsioon selle grupeeringu vastu Brasiilias avaldab konkreetset survet neile, kes pesevad raha, liigutavad raha ettevõtete kaudu, kasutavad digimakseid, krüptovarasid, kattefirmasid ja välisühendusi, et kuritegevust toita. Föderaalpolitsei otsustas tegutseda kas veendumusest või surve tõttu, sest sihtmärk tundub endiselt väike võrreldes suure rahaga. Kuidas süsteem seda seletab? Et Ameerika Ühendriigid blokeerivad varasid, samal ajal kui Brasiilia kohtusüsteem laseb uuritavad vabaks. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Operatsioon Forza Integrada 3 viidi läbi Ficosse poolt. Struktuurid, mida koordineerib föderaalpolitsei ja mis ühendavad föderaalpolitseinike, tsiviil, sõjaväe, vangla ja föderaalseid maanteepolitseinike. Julgeolekusekretariaadid, munitsipaalvalvurid ja riiklik karistuspoliitika sekretariaat. Tegevus toimub samaaegselt sellistes linnades nagu Campinas, Santos, Ilheus, Natal, Mossoró, Teresina, João Pessoa, Belém ja teistes piirkondades, mida mõjutavad erinevad uurimised, kõik seotud sama probleemiga. Rühmitused, mis levivad, panevad raha liikuma, ostavad relvi, kontrollivad territooriumi ja püüavad muuta hirmu võimuks. Operatsiooni Estructuras Coordenadas ametlikuks sihtmärgiks on isikud, keda uuritakse kuritegeliku ühenduse, narkokaubanduse, relvakaubanduse, rahapesu, mõrvade, kaubaröövide, varastatud kaupade vastuvõtmise ja teiste kuritegude eest. Näiteks Minas Geraises uuritakse ühes suunas narkokaubandust, mõrvu ja ebaseadusliku relva omamist. Pará osariigis on tegevuse sihiks kuritegelik ühendus. Paraibas on samuti tegevuse sihiks kuritegelik ühendus. Paraibas uuritakse jõugutegevust, narkokaubandust ja rahapesu Rio Grande do Norte osariigis. Meetmete hulka kuuluvad vara külmutamine ja arestimine uurimises, mis on seotud narkokaubanduse ja rahapesuga. Sao Paulos võideldakse kaubavarguste, veokite varguste ja varastatud kaupade vastuvõtmise vastu. Siin tulebki mängu Trumpi efekt. Ameerika Ühendriikide surve muutis teema fookust. Varem jäi arutelu kinni sõnasse jõuk. Justkui oleks probleem ainult kohaliku turvalisusega seotud. Nüüd on PCC ja Comando Vermelho jõudnud ameeriklaste huviorbiiti kui terroristlikud organisatsioonid. Aga politsei ei saa peatuda, tegutseda ja arreteerida. Nad ei ole valmis riski võtma ja arreteerima, sest kohus laseb nad vabaks. Sest meil ei ole seadusi, mis õigustaksid seda arreteerimist. Et kui ta seab oma elu ohtu, oleks sellel ka õigustus. Ja siis jõuamegi selleni, millega me oleme Rahvuskongressis silmitsi seisnud juba 40 aastat.
40 aastat ja see ei ole liialdus, see ongi see punkt, eks, mis viib meid Brasiilia taasdemokratiseerimise perioodi. Sarni ajal said mehed aru järgmisest. Lähme seadustega lõdvemaks, teeme kuritegevuse lihtsamaks ja ülejäänu ehitame ise üles. Loome Caranjiro da Vida, tugevdame CV-d, mis juba eksisteeris Rio de Janeiros koos Falange Vermeljaga. Me naudime elu ja tugevdame kuritegevust. Trumpi valitsus pani Brasiilia kuritegevuse karmimasse raamistikku. Victor Shimada ja Stella Steffani juhtum näitas seda pööret selgelt. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium sanktsioneeris 2 brasiillast, 3 ettevõtet Brasiilias ja 1 ettevõtet Portugalis väidetavate sidemete tõttu PCC-ga seotud rahapesuvõrgustikuga. Föderaalpolitsei viis läbi operatsiooni Exchange pärast Ameerika sanktsioone. Stella Steffen arreteeriti, Victor Shimada jäi põgenikuks. Föderaalpolitsei ise kurtis, et Ameerika Ühendriikide teade kiirendas sündmusi ja raskendas sihtmärkide tabamist. Föderaalpolitsei peadirektor Andrei Rodriguez eitas, et Vitor Enrique de Oliveira Shimada ja Estela Stefani Nunes Enrique oleksid seotud Primeiro Comandoda kapitaaliga, erinevalt Ameerika valitsuse väidetest. Stella Stefani Nunes Enrique de Oliveira föderaalpolitsei andmete on juba vahistatud ja hinnanguliselt teine sanktsioneeritu on hetkel põgenik, keda peetakse juhiks. Föderaalpolitsei andmetel on ta juba vahistatud ja hinnanguliselt teine, samuti sanktsioneeritu, on hetkel põgenik, keda peetakse põgenikuks. Föderaalpolitsei operatsioonis, mis uurib rahapesu, Rodriguez eitas selle raha loendamise protsessi. Kõik on veel pooleli, ma ei saa sulle praegu öelda, kui palju kokku konfiskeeriti. See toimub praegu, kuid juba on seoseid sellega, mis kokku konfiskeeriti. See toimub praegu, kuid esimesed pildid on juba olemas. Ameerika valitsuse väidete kohta. Aga see kaebus paljastab veel midagi. Washington keeras Brasiilia süsteemi kellapaigast. Mis varem toimis sisemise rütmi järgi, on nüüd saanud välise surve, rahvusvahelise nähtavuse ja reaalse finantsriski. Kontrast ilmnes kohe pärast seda. Kohus andis korralduse vabastada 6 operatsioon Exchange'i uurimise all olevat isikut, nende seas Estela ja Stefani, sest ajutise vahistamise tähtaeg sai läbi, ilma et see oleks muudetud ennetavaks vahistamiseks. Samal ajal määratsi Vitor Shimada, Igor Foucault, Joaquim Savioli ja Amaury Enrique de Oliveira suhtes ennetav vahistamine, kuna nad jätkasid põgenemist. Väljastpoolt vaadates jääb karm mulje. Ameerika Ühendriigid blokeerivad varasid, sihivad ettevõtteid, lõikavad ära juurdepääsu finantssüsteemile ja käsitlevad PCC-d kui rahvusülest ohtu. Brasiilias takerdub osa süsteemist endiselt käskude, vabastamiste, kaebuste, tähtaegade ja kohtuistungite vahele. Nii see ongi. Kohus otsustas vabastada 7 inimest, kes olid eelmisel nädalal föderaalpolitsei operatsiooni Exchange käigus vahistatud. See on operatsioon, mis uurib rahapesu rahvusvahelise narkokaubanduse raames. Ja nende 7 inimese seas, kes vabastatakse, on ka Estela Stefani de Oliveira. Seesama brasiillanna, keda nagu sa õigesti meenutasid, Ameerika Ühendriigid sanktsioneerisid väidetava seotuse tõttu selle grupeeringuga. Kuritegelik rühmitus Primeiro Comandoda Capital ehk PCC, kõik nende uurimise all olevad isikud olid saanud ajutise vahistamismääruse, mis kestab 5 päeva. Ja selle tähtaja lõppedes palus politsei kohtult, et need vahistamised muudetaks eelvangistuseks, mis tähendab, et neil ei ole kindlat lõpptähtaega. Aga nende 7 inimese puhul lükkas kohus selle taotluse tagasi, öeldes, et nad vahistati ainult selleks, et võimaldada läbiotsimis- ja arestimismääruste täitmist. Et politsei saaks uurida seal mobiilseadmeid ja dokumente ilma, et tõendeid hävitataks. Ja kuna seda sai teha ning nende 7 inimesega seotud uusi tõendeid ei esitatud, otsustas kohus need 7 inimest vabastada. Nüüd, teiste 6 kahtlusaluse puhul, sest kokku oli välja antud 13 vahistamismäärust, nõustus kohus tõepoolest nende suhtes eelvangistuse taotlusega. Ja tegelikult pole politsei neist 3 veel üles leidnud. Nad on endiselt jooksus, kuid nende suhtes on välja antud eelvangistuse määrus. See ongi see, mis tavakodaniku kõige rohkem ärritab. Pole mõtet müüa suurt operatsiooni kui lõplikku lahendust, kui kuritegevus toimib paralleelse majandusega. Samal päeval tõstis teine sündmus poliitilist pinget veelgi.
Föderaalpolitsei teostas läbiotsimise ja esemete äravõtmise Jair Bolsonaro kodus Brasiilias, vastavalt korraldusele, mis oli seotud relvade, laskemoona, tarvikute ja dokumentide otsimisega. Endise presidendi kaitsjad väitsid, et midagi ei leitud ja et võimud olid juba relvade asukohast teavitatud. Flavio Bolsonaro reageeris öeldes, et see aktsioon oli piinlik, kõik pöörati pahupidi ja et operatsioon tundus olevat suitsukatte ajal, mil ta tegutseb Ameerika Ühendriikides Brasiiliaga seotud teemadel. President Bolsonaro'l tehti just täna hommikul veel üks läbiotsimine ja esemete äravõtmine. Jah, ma kordan, president Bolsonaro'l tehti just täna hommikul veel üks läbiotsimine ja esemete äravõtmine. Minu arvates on see selge katse praegu suitsukatet tekitada, samal ajal kui mina siin olen. Töötan Brasiilia heaks ja nad püüavad uudisvoogu negatiivsete asjadega hajutada, eks. Flavio sõnavõtt seob kahte samaaegselt toimuvat uudist. Ühel pool täidab föderaalpolitsei kohtumäärusi organiseeritud kuritegevuse vastu. Teisel pool siseneb see sama föderaalpolitsei Bolsonaro maja meetmega, mis kaitsjate sõnul lõppes ilma oluliste konfiskeerimisteta. Föderaalpolitsei viib praegu läbi operatsiooni endise presidendi kodus. Föderaalpolitsei operatsioon Jair Bolsonaro kodus. Ja põhjuseks on relvade otsimine. Kuid seni, ja see on ametlik teave, mida meil on, ei ole midagi leitud. Operatsioon siis sellel hommikul 8. juulil 2026 kolmapäeval politsi, kes seega läks endise presidendi koju, mis asub Brasiilia elamurajoonis. Nad läksid sinna läbiotsimist tegema võimalike teiste relvade otsimiseks. Ja tuletame meelde, et me jälgime seda samuti. Viimastel päevadel, eks. Reegel, mille kohaselt tuleb mõned relvad tagastada. See teema sai alguse siis, kui nädalad tagasi leiti kontrolli käigus turvatöötaja käest relv. Ja see relv oli endise presidendi nimel registreeritud. Ja siis hakkas kogu see relva teema laienema. Kui Ameerika Ühendriikide surve kuritegevuse vastu kasvab ja kui Flavio püüab seda teemat Washingtonis ära kasutada, algatatakse operatsioon Bolsonaro vastu. Et jagada pealkirju ja tõsta negatiivne teema arutelu keskmesse. Nula valitsus jääb selles võitluses kahe tule vahele. Itamaraty püüdis väita, et PCC ja Comando Vermelho terroriorganisatsioonideks kuulutamine võib avada võimaluse USA sõjaliseks sekkumiseks Brasiilia territooriumil. Ameeriklaste vastus oli lakooniline. Välisministeerium nimetas seda hüpoteesi absurdseks ja kinnitas, et meetmed on mõeldud narkoterroristide vastu võitlemiseks, kes tegutsevad ka Ameerika Ühendriikides. Kaitse muuta sanktsioonid jõugu vastu sissetungi hirmuks kõlas halva kaitsekõnena valel ajal. Kui välisriik peab PCC-d ja Comando Vermelhod nimetama terroristlikeks organisatsioonideks, et asi edasi liiguks, paljastab see sisemise nõrkuse. Brasiilia peaks seda võitlust juhtima. Kuid need, kes tõesti rahalist jõudu mängu panid, olid Ameerika Ühendriigid. Fitside operatsioon võib vahistada olulisi sihtisikuid, konfiskeerida dokumente, kaardistada struktuure ja avada uusi suundi. See on oluline. Kuid küsimus, mis õhku jääb, ei puuduta teadaande suurust. See puudutab löögi sügavust. Kui operatsioon tabab vaid asendatavaid tegutsejaid, vahetab jõuk lihtsalt osad välja. Tõeline hirm narkokaubanduses ei seisne määruses, mida televisioonis näidatakse. See on konto blokeerimises, kinnisvara kaotamises, ettevõtte külmutamises, finantsvõrgustiku lagunemises ja kindluses, et mustast rahast ei saa mugavat elu. Ameerika surve avas võimaluse. Föderaalpolitsei hakkas tegutsema. Brasiilia õigussüsteem näitas taas oma aeglust ja lünki. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat PIX võtmekoodi. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.